kuule, aga ma soovitan sulle, et lihtsalt kohe, kui sa muutud loiuks, on ju, ma annan sulle märku ja siis teed 10 kätekõverdust ja tuled mikri juurde tagasi ja sina mulle samamoodi. Sest mul on see ära proovitud nipp tegelikult, ma olen mänginud nii mitmeski lavastuses, kus on vaja laval olla hästi energiline ja krapsakas ja see ei tule lihtsalt lambist, kui sa ilmud lavale garderoobist, kus sa enne lösutasid nagu lihtsalt. Nicolas Cage'i moment, et okei, let's go ja siis nagu... Ja ei, seda mul ei ole seda Nicolas Cage'i asja, et ma pean reaalselt nagu lihtsalt tegema trenni korraks lava aksi taga. Teeme võib-olla 5 kätekõverdust, ma pole päris kindel, kas ma 10 nagu suudan üldse ära teha oma ebapädevuses. Ja mul on nagu see asi, et mul hakkab õlas mingi luu naksuma siis, kui ma teen, ütleme, üle 7 kätekõverduse. Ma olen lihtsalt nii nagu kuidagi nagu kurb hakkab. Füüsiliselt kehvas olukorras. Jaa, aga meie ajud! It's okay, I guess. Tere, minu nimi on Ivo Krustok. Tere, minu nimi on Jim Ashilevi. Ja te kuulete saadet nimega Popkulturistid. Kõik teevad alati selle popkulturistiga mingit värki. Ma saan öelda, et kõik, sellepärast, et eelmine kord oli mul külalissaatejuht, eks ole, Helene Vetik, kes ka tegi mingi värgi selle popkulturistidega. Mul on siuke tunne, et seda lihtsalt võib-olla ei tasugi niimoodi normaalselt saate alguses öelda, seda tulebki kuidagi rõhutada, kuidagi esile tuua. Sellest juba on saanud mingisugune omaette asi, et kuulajad kindlasti iga kord ootavad, mismoodi nad seekord ütlevad seda sõna popkulturistid. See on nagu Simpsonite algus, vaata. See on saanud osaks sellest brändist, ütleme nii. See on nagu siuke jooksev nali ja selline identiteet. Jah, see ongi meie identiteet. Mul on hea meel, et me oleme leidnud selle. See üks asi? Jah. Okei. Sa kuulasid meie eelmist saadet, kus sa ise osa võtta ei saanud. Mingis mõttes mul on isegi natuke kade selles osas, et sa said nagu sellise natuke siuke outside looki nagu saatele. Mis mulje jäi? Mulle jäi väga hea mulje, sest et ma sain teada, et me teeme väga head saadet. No võt. Aga vaata, siin on see nüanss juures, või see konks, et võib-olla see saade tundus mulle hea, sest mind ei olnud seal. Ja võib-olla ülejäänud aeg tegelikult saade kannatab. Me isegi saime ühelt kuulajalt sellist väga ülistavat tagasisidet, et hoidke see naine alles. Noh, et nii hea saade oli põhimõtteliselt, kui Helene oli stuudios ja mind ei olnud. Tere, Alari, ma käisin just Brüsselis, aga ma ei näinud sind. Et ja kõik need Alarid, kes meid kuulavad, arvavad, et sa rääksid temast. Ma rääkisin just sinuga, Alari. Ja, ma arvan, et meil on vähemalt 300 Alarit, kes meid kuulavad. No täpselt. Aga nii, seda tuleb leida mingi hästi levinud nimi ja sellele viidata nagu Hello Internetis on Tim. Aga tead, mis mulle väga meeldis selle eelmise saate puhul? See, et mis mulle seal meeldiski? Ma ei tea, ma loodan, et sulle meeldis minu mahehääl näiteks või... See on ammu. Toredad diskussioonid. Põlved lähevad nõrgaks iga kord, kui sa räägid, aga kui Helene hakkas rääkima, mulle tema hääl ka väga meeldis. Tõsiselt. Ei, kusjuures mulle ka, ma pärast kuulasin seda, kuigi ma kuulasin seda selles chipmunk kiirusel, et 1,5 korda kiirendusel, et me mõlemad kõlasime küllaltki naeruväärselt, aga ma ikkagi mingitel aegadel siis nagu aeglustasin seda maha, et siis kuulata, kuidas me tegelikult kõlame ja ma arvan, et me kõlasime päris hästi. Aga ma tahtsin tegelikult seda öelda, et see erisaade, mida te tegite koos Helene Vetikuga, kes on tuntud kui uus moeblogi ja disainer, ja kes rääkis ka palju oma õega kahasse tehtud raamatust Lolle küsimusi pole olemas, mille me loosime õige pea välja. Ja, kirjutage ikkagi meile, eks ole, kirjutage ja siis te osalete loosimisel. Ja, et kõik tingimused, me oleme neid pasundanud oma sotsiaalmeedialehtedel, ei hakka neid üle kordama praegu, aga raamat on veel saadaval ja kohe enam ei ole. Ja need, kes ei saa seda meie saatest, need saavad selle poest, ühesõnaga seda ma ei pea üldse rääkima, aga see eelmine popkulturistide osa tõestas seda, et aeg-ajalt ikkagi meil tasub kutsuda külla ägedaid inimesi. Ma olen nõus. Sest et nii mõnigi kuulaja tegelikult on meile ka vihjanud, et jube tore oleks kuulda ka teiste, võib-olla siis see on siuke peidetud soov, et tahaks kuulda vahepeal mõne nagu aruka inimese arvamust, kes tõesti teab, millest ta räägib. Et kui me nüüd korra seda pakkusime, eks ole, et Helene Vetik tuli ja tõesti rääkis popkultuurist niimoodi, nagu sellest võiks rääkida. Jah, täpselt, eks ole. Nagu tegelikult ka rääkis popkulturistist. Popkultuurist. Mul on juba sõnad. Ja, ei ole midagi. See viski töötab. Aga, et
et siis jah, ma ei teagi, ma väga nagu ei kibele siit stuudiost ära, on ju, et mul oli tegelikult nagu halb tunne eemal olla, olude sunnil ma pidin olema ja sellest ma tahaks sinuga lähemalt rääkida nüüd meie järgmises teemaplokis. Ma tahaks sinuga rääkida sellest, kuidas üks mõistlik inimene peaks ikkagi tänapäeval oma aega jaotama, nii et ta jääks inimeseks. Aga sinna me siis jõuame. Et ühesõnaga me mõtleme nüüd siis edaspidi, et mis nipiga me saame kuidagi inimesi endale külla, nii et me ise ei peaks millestki ilma jääma, aga nii, et ei läheks ka see saade, ei muutuks millekski muuks. Sest et meil ei ole eesmärki ju hakata tegema mingeid intervjuu saateid. See oli nagu teadlik otsus kohe algusest peale, et just two guys who are having a good time, having a good time. Et ma ei tea, mis lugu see on. Ei tea või? Ma panen saate märkmetesse lingi. Lonely Island. Ei tea. Ma ei ole popkultuuris mingisugune ekspert ilmselgelt. Aina rohkem tekib see küsimus, et millest me räägime siis. Aga et see formaat jääb selliseks. Ärge muretsege, me ei kao kumbki kuhugi. Ja, et me ei kao kuskile, aga me siis nüüd oleme saanud tõestust, et aeg-ajalt on väga värskendav, kui mõni helge pea ja karismaatiline inimene on meil külas. Ma arvan, et see on selles suhtes oluline, et me ei taha loomulikult seda saadet väga palju muuta. Ma väga tundsin puudust sinust viimane kord. Ära hakka, tead. Olgugi, kui tore mul oli Helenega vestelda, aga seda ma kuulsin jah, kui tore teil oli. Tuleb ette olukordi, kus mina ei saa tulla, sina ei saa tulla ja saade on ikkagi vaja välja saada, kuulajad tahavad kuulata ja meie tahame ka teha saadet. Nii et ma arvan, et tekib olukordi, kus on täiesti mõistlik külaline kutsuda ja saadet võib-olla natuke värvikamaks muuta. Ivo, sina oled hästi tark inimene, sellepärast ma alati esitan sulle selliseid küsimusi, et palun anna nõu, kuidas elada. Ma ei tea. No sa oled ju ikkagi doktorikraadiga loodusteadlane või kuidas sa ennast esitled igal pool? Kusjuures ma nüüd panin seda tähele jube palju, kui see viimane osa läbi käis ja siis igalt poolt kirjutati, et käisin rääkimas või Helene Vetik oma postitustes siis kirjutas, et rääkisin loodusteaduste doktoriga Ivo Krustok, sest ilmselgelt oli see võetud meie sealt kodulehekülje, sealt promo tekstist ja ma mõtlesin, et see tuleks vist ära muuta, sest iga kord on imelik seda lugeda, et nagu see defineerida ennast nagu selle läbi kuidagi on imelik. Saksamaal pidi jube tavaline olema, et kõik, kui sul doktorikraad ikka on ja see on sul ikkagi krediitkaardi peale trükitud ja kuhu iganes, et siis kui sa poodi lähed, et siis kõik ikkagi doktorid tavad sind ja kõik on kuidagi siuke ametlik, aga mulle nagu väga ei istu see. No aga okei, enne kui me asja juurde liigume, defineerime sind ära siis või redefineerime sind, paneme paika kas või visandlikult, kes sa siis oled ikkagi? Abikaasa. Lõpetada. Loomaarmastaja. Ma ei tea. Käisin külas abikaasal ja loomaarmastajal Ivo Krustokil. Rääkisime popkultuurist niimoodi või? Näiteks. Ma ei teagi, kes ma siis olen. Ma olen siin selle saate kontekstis, ma olen podcasti tegija. See ei kõla ägedalt, sa ei saad aru. Selles mõttes loodusteaduste doktor, vaata, see kehtestas ennast. No mina olen kirjanik, kaldkriips näitleja. Selle juurde me kohe jõuamegi. Teadlane? Ma ei ole enam teadlane ka päris täpselt. No ma tahan olla teadlane. Kas see on see koht, kus me saame avada nüüd selle küsimuse nagu laiemale auditooriumile, et palun kirjutage meile kas Facebooki, Twitterisse või meie meiliaadressile popkulturistid@gmail.com, et kellena teile Ivo paistab, et kuidas oleks seda nagu lahe tituleerida, sest et nagu näha või nagu kuulda, et siis inimene ise ka ei tea tegelikult. Identiteedikriis ilmselgelt, eks ole. Mõnes mõttes mul on veidi sabin nüüd sees, et ma tahan sul küsida nagu elunõu ja nagu ma nüüd just sain tõestust, et tegelikult sa ka nagu sa ei saa isegi aru, kes sa oled või mis sa oled. Aga Jim, kes meist saab? Ma arvan, et ka kõige siuksemad inimesed, kelle puhul sa vaatadki nagu altpoolt üles ja mõtled, vau, et sellel inimesel on ikka nagu asjad paigas ja ära defineeritud. Ega ma ei tea, ma nagu väga ei usalda seda, et tegelikult ikka on või ma ei usu väga seda sügav. Aga võib-olla, ma ei tea, võib-olla on see siuke ise enda nurga alt vaatad ja mõtled, et nagu minul küll ei ole, et võib-olla siis teistel ka ei ole või? Ja siis kõik need inimesed, kes teavad, kes nad on ja mida nad tahavad, need on siis need, kes päriselt nagu juhivad seda maailma. Võib-olla, ma ei tea. Okei, aga ma siis ikkagi riskin ja küsin sult nõu. No mina defineerin ennast peamiselt, kui on vaja lühidalt kokku võtta, ma olen kirjanik ja näitleja.
aga reaalsus on see, et ma tegelen nii paljude asjadega, et ma vahepeal ise ka kaotan nagu ülevaate või selge nagu arusaama sellest, et millega ma siis ikkagi nüüd tegelen või mul isegi seda ei ole, et kes ma olen, ma saan aru, et ma lihtsalt olen mina kogu aeg erinevates tegevustes, erinevaid kohustusi täites, aga põhjus, miks ma näiteks eelmine kord puudusin, oligi see, et ma lihtsalt olin täiesti üle kurnatud ja ma olin täiesti sõlmes omadega, oma graafikutega, sellega, kuidas ennast jagada erinevate kohustuste vahel, see läks täiesti üle käte ja mõnes mõttes on seda siiani, aga ma nüüd kuidagi üritan seda sõlme lahti harutada, niimoodi tibusammudega liigun edasi, see on jube keeruline ja ma vahetevahel võtan hetke, et nagu üles lugeda enda jaoks, et millega ma siis tegelen või mis on need minu kohustused. Ja no kui ma kas või mõtlen oma tänase päeva peale, ma ärkasin 5:40, nagu ma sageli ärkan, sõitsin kodulinnast Haapsalust kodulinna Tallinnasse, siis seal ma olin reklaamitegija esimene pool päevast. Vahepeal väljusin agentuurimajast, olin kirjastaja sellele eelnenud ööl, kusjuures ma ütlen jah, et ärkasin 5:40, aga sellele eelnenud, ütleme hilisõhtul ma signeerisin värskelt trükikojast tulnud raamatuid, 300 raamatut signeerisin ära, et ühesõnaga edastada need jõulukinkideks, on ju, kirjastajana ja autorina, kirjanikuna. Nii et täna ma siis vedasin neid laiali linna peal vahepeal koos oma emaga, ema oli kirjastuse transa naine. Olin postiljon, /autor, /kirjastaja. /poeg, aitäh ema, armastan sind. Siis läksin tagasi, olin jälle reklaamitegija, siis läksin teatrisse, olin lavastaja ja olin dramaturg. Selles mõttes ma just reaalselt praegu otse tulen VAT-teatrist, kus ma juhendasin ühe näidendi arendamist ja toimus selline avalik ettelugemine publikule, et näidata siis, et avada see kirjaniku loomisprotsess, ühesõnaga, et ma olin korraga trupile lavastaja ja see oli publikule jah, ja see oli sellele näitekirjanikule siis sihuke nagu avalik töötuba või midagi sellist, et täna oli siis selline nagu finaal. Ja nüüd ma tulen siia, ma olen popkulturist ühesõnaga, sa saad aru juba ammu, on ju, kuhu ma selle jutuga tüürin ja need päevad on kogu aeg erinevad, see on nagu mingi pusle, millel on nagu 10 000 tükki ja ma ei ole näinud selle kaane pealt pilti, on ju, et kaas on kadunud kuskilt, ma ei tea, mis pilt sellest kõigest kokku tuleb, ma iga päev improviseerin, üritan mingeid tükke kokku panna, unustan ära mingisuguseid kohtumisi, lubasin minna Keskraamatukogusse juhendama noori kirjanikke, et mis on nagu kirjutamise põhiprintsiibid, olin pannud samale ajale oma teatriproovi, on ju, saadan kurva meili, on ju, et vabandust, et alt vedasin, siis jäävad mind Tartus ootama mingid õpilased. Ühesõnaga ma liigun nagu erinevate linnade vahel, ma olen seda varem ka öelnud, et nagu naljaviluks, et kui ma ühe päeva jooksul olen vähem kui 2 linnas, siis ma järelikult olen kas midagi ära unustanud või olen lihtsalt nagu laisaks muutunud. Et mul on etendused Tartus, mul on etendused Tallinnas, ühesõnaga see kõik on fantastiline, see on ju ülihea, on ju, kui inimene ei pea istuma käed rüpes, ühesõnaga, et igal pool nagu on mind vaja justkui, on ju. Aga saad aru, kokkuvõttes ma tunnen, et ma olen nüüd niimoodi varba otsaga üle oma taluvuse piiri, et ma ei saa ma enam ei suuda ohjata seda kõike, see süsteem on nii keeruline, iga kord, kui tuleb jälle mingi meil või ma vaatan oma Google'i kalendrit, siis ma lihtsalt nagu mul on siuke tunne, et dementsus pressib peale, et ma nagu ei saa enam aru nendest värvilistest ruudukestest, mis seal on, vaid see kõik hakkab nagu keerlema mu silme ees. Et nüüd Ivo, sina kui, ma ei saa enam öelda loodusteaduste doktor, ma ütlen siis, et sina kui abikaasa ja loomaarmastaja palun ütle mulle, kuidas nüüd siis nagu säilitada mingisugune tasakaal selles kõiges, sest sina oled ju samasugune rabeleja, et olgugi, et sa oled loodusteaduste doktor, formerly known as loodusteaduste doktor, siis ikkagi sa teed muusikat, sa tegeled fotograafiaga, sa oskad programmeerida, sa teed veebi mingisuguseid lahendusi, eks ole, sa teed podcast'i, sa hoolitsed keskkonna eest sa käid andmas mingisuguseid loenguid siin ja seal, no sa oled käinud ju rääkimas inimestele mingeid asju, mis on tähtsad. On tulnud ette küll vist, jah. Ja mida kõike veel, et Geeniuses kirjutan. Sa oled ajakirjanik, sa oled tehnoloogia ajakirjanik, on ju. No see ka ei ole mingi lühike nimekiri, selles mõttes ma
ma praegu küsin tõesti inimese käest, kes peaks saama 100% aru, millest ma räägin. Nii, palun aita mind. Ma saan väga hästi tegelikult aru küll, jällegi see preface või nagu sihuke sissejuhatav pool, et kuna ma ei ole ei ajaplaneerimisspetsialist ega psühholoog, siis minu arvamus on puhtalt sihuke sõbralik nõuanne ja ma püüan mitte laskuda liialt igasugustesse klišeedesse, et lihtsusta oma elu ja õpi ütlema ei ja mingid siuksed asjad, et noh, nagu ma ei tea, proovime, vaatame, äkki me saame kuidagi mingid väga praktiliselt läheneda sellele asjale. No alustuseks sa saatsid mulle Slackis mingisuguse lingi mingile äpile, mis aitab paremini kui Google Calendar aru saada, et mis su graafikus tegelikult toimub. Ma ei tea, kas see on tegelikult, ma hakkasin seda ise katsetama nagu selles osas, et ma saaksin Eevaga kahekesi nagu vaadata ja jälgida seda, et kuidas meie nädalaplaanid nagu toimivad, et mis õhtutel tema midagi teeb, mis õhtutel mina midagi teen ja noh, et me peaksime nagu teadlikud sellest olema, tore, kui sellest on mingisugune ilus visuaalne graafiline ülevaade, aga nüüd, kui ma seda natuke katsetanud olen, et selle rakenduse nimi oli Team Week, ta nagu on kena ja ta on hästi hea projekti juhtimiseks, siukseks lihtsaks projekti juhtimiseks, siukeste kiirete asjade tegemiseks, aga antud kontekstis, kui sa nagu 2 inimesega seda teed või noh, lihtsalt nagu 2 inimest ongi sinu projekt, siis minu meelest ta jääb nagu, ta ei sobi ja nende asjadeks ta jääb natuke lahjaks, et näiteks kellaaegade kaupa on seal raske jagada, et noh, nagu Google Calendar või mis iganes kalendrirakendus võib-olla toimib paremini, aga ma ikkagi otsin mingit siukest head lihtsa visuaalsusega, et noh, kalender on võib-olla natuke keerukam lahendus, kui ma otsin, aga noh, ütleme, esimene soovitus võib-olla ongi siis nagu erinevad rakendused, pane tehnoloogia enda kasuks töötama, et väga palju inimesed räägivad sellest, kuidas tehnoloogia töötab nende kahjuks, kuidas ja sellest ma olen isegi ju rääkinud, ma ei tea, mitmendas oma osas, aga igal juhul see oli üks meie saate teemasid, et jälle mina hakkasin kurtma sulle, et ma ei taha nii palju vaadata neid helendavaid ekraane, palun aita mind. Ja siis sa, no lühidalt kokkuvõttes ütlesid, et lihtsalt siis, et optimeeri oma ekraani vahtimist, et nagu kas aitas? Jaa, vaata, ma ju siis võõrutasin ennast sotsiaalmeediast ja olin ülitähelepanelik selles osas, et kas mul tõesti on nüüd vaja võtta telefon jälle kätte või mitte, et see tõmbas mul veits seda intensiivsust maha, aga palun jätka. Kogu see teema nagu ongi selles, et siis noh, need seadmed, mis me ümber on, see modernne päevaplaan, mis väga paljudel inimestel on, see pole nagu meie 2 mure, see on võib-olla nagu mitte ainult ka meie vanuste mure ja meie põlvkonna mure, vaid see on nagu üldine tänapäeva toimimine, et noh, hästi palju asju toimub, tahaks hästi paljudes asjades kaasa lüüa, leida uusi võimalusi oma elus, et noh, selliseid, väga harva on tänapäeval selliseid töökohti ja selliseid lähenemisi, kus sa reaalselt töötad ühes töökohas 20 aastat ja see ongi nagu sa lähed tööle, tuled koju, tegeled oma koduga, oma perega või mingi üksiku hobiga, vaid tänapäeval noh, nagu iga hobi on pooleldi töökoht, iga töökoht on nagu pooleldi hobi ja kõik on nagu siuksed vabad graafikud ja hästi palju ringi liikumist erinevate asjade, projektide ja mõtete ja plaanide ja hobide ja sõprade ja kohustuste vahel. Ja noh, loomulikult, eks ole, pere ka veel, mis on ju, peaks omama küllaltki kõrget prioriteeti, aga tihtilugu seal tuleb nagu selliseid mööndusi tuleb ette, et noh, nagu kõik saavad aru, et perel on väga kõrge prioriteet, aga see on ka võib-olla kõige lihtsam siuke koht, kus iga kord natuke näpistada, siis pikapeale nagu need näpistamised lähevad kuidagi väga juba probleemseks, eks ole. 100%. Aga võib-olla need rakendused, mis minul on nagu meeletult aidanud seda, et ma ei ole selline inimene, kes kasutab märkmikke väga. Ja seetõttu mul oli pikka aega sarnaseid probleeme nagu sinul, et noh, unustad asju ära, võtsin küll mitu märkmikku kasutusele kogu aeg, aga siis see märkmik ei olnud muga kaasas või ta oli teises kotis või teises taskus või laua peal, sest ta ei mahtunud taskusse. Kusjuures Mihkel Raud räägib sellest väga karikatuurselt oma uues Tele2 blogis, kus tal iPhone läks rikki ja siis ta üritas kasutada paberist märkmikku. Ma pole seda lugenud. Väga dramaatiliselt elas seda kõike üle. No ma saan sellest täiesti aru, sest see ongi väga raske. Noh, kui mul seda telefoni kaasas ei oleks või neid rakendusi minu arvutites, mida ma kasutan, siis mul olekski väga raske omada ülevaadet oma päevades. Minu peamine töövahend on selline rakendus nagu Todoist, Todoist. See nendel on nii veebirakendus kui ka siis erinevatele nutitelefonidele, tahvelarvutitele, millele iganes, kus sa lihtsalt saad teha siukseid küllaltki lihtsaid to-do nimekirju, et ma pean täna tegema seda, homme neid asju, sa saad jagada neid mitmete
erinevate projektide vahel, et näiteks täna on mul vaja isiklikus elus minna ja tuua postipakk ära näiteks, aga tööl on mul vaja, või noh, ütleme siis näiteks ühel tööl on vaja ära teha need asjad ja teisel tööl need asjad ja siis saad oma päeva jaotada ka prioriteetideks, et kuni 4 prioriteeditaset, et mis on nagu kõige prioriteetsemad asjad ja mis on vähem ja seda sa saad kogu aeg muuta, liigutada neid ülesandeid ümber päevade vahel, projektide vahel, prioriteeditasemete vahel ja see on lihtsalt siuke hästi kiire viis nagu kohe visata kõik mõtted, mis sul pähe tulevad nagu kuhugi kirja, keegi helistab, ütleb, et kuule, kas sa saad rääkima tulla? Jah, saan küll, või noh, korra vaatad kalendrit loodetavasti enne, et ei tekiks nagu double book imisi, aga et paned kohe nagu esimese sinna kirja või siis paned kirja, et ma vaatan sellega, ma hetkel ei saa teile vastata, aga ma uurin seda, viskad kiirelt sinna kirja, et vaatan, kas saan minna, ma ei tea, raamatukokku inimestega rääkima ja esimesel hetkel siis, kui sa jälle oma to-do listi lahti võtad, siis sa vaatad selle korra üle ja mõtled, okei, ma vaatan nüüd oma kalendrist järgi. Ja noh, kalender on nagu selline asi, jällegi märkmikke ma ei kasuta neid kalendermärkmikke, aga ilma nagu selle arvutis oleva kalendrita, mis sünkroniseerib erinevate seadmete vahel, on kogu aeg nagu uuendatud, et see on ka nagu siuke asi, milleta ma enam absoluutselt hakkama ei saaks. Ja ma usun, et nagu enamus inimesed, kes töötavad kuskil mingil kontoritööl või ükskõik millisel tööl tegelikult on väga raske ilma sellise virtuaalse kalendrita hakkama saada. Et need on nagu siuke 2 põhiasja, siuke loo omale selline digitaalne süsteem, mida sa saad igal hetkel avada, vaadata ja täiendada, et sa nagu tunnetaksid ära. Nüüd ma tunnen, et see kõlas kuidagi liiga nagu siukselt pitchivalt, et nagu see on minu müügiargument sulle, aga tegelikult see on lihtsalt see, mis minul endal on nagu väga pika kogemusega tulnud, et lihtsalt ma nagu fail isin hästi palju kõikidel nendel asjadel. Unustad kogu aeg asju ära ja ei saa asjad õigel ajal kirja või õigesse kohta ja lihtsalt nagu asjad lähevad meelest ära, palju asju on vaja teha ja minu kogemus on ka see, et kui sa asjad välja kirjutad võimalikult detailselt, et ei pane nagu to-do listi, et pean tegema suure projekti, vaid sa kirjutad nagu samm-sammu haaval, mis päevadel, mis aegadel, mis erineva prioriteediga asjad sa pead ära tegema, et see aitab nagu selle selguse luua ja sul tekib arusaam, et tegelikult neid asju, mida sa pead tegema, ei olegi nii palju, kui esialgu tundub. Et siuke suur asi, mis terendab ees, tundub nagu palju jubedam, kui sa ei ole teda lahti kirjutanud nagu juppideks võtnud, et see on nagu mind hästi palju aidanud. Ei no see on täiesti arusaadav jutt ja väga mõistlik nõuanne, eks ole, et lihtsalt tee parem to-do list ühesõnaga, et vaata, mis abivahendeid sa saad selleks kasutada, et luua endale selgem ülevaade oma kohustustest, on ju, loogiline. Aga võib-olla teine pool sellest probleemist on rohkem selline, kas siis, et ta ei ole enam nii asine, vaid ta on pigem selline nagu elu kutsumuse küsimus või kuidas seda nüüd õigesti sõnastada, et see on ju kuidagi, nagu sa isegi ütlesid, iseloomulik meie põlvkonnale juba kindlasti, et inimesed hüppavad väga erinevate rollide, distsipliinide vahel, et loomulikult on sellist multitaskimist olnud alati, loomulikult on, aga siiski, kui ma vaatan oma vanavanemate põlvkonda näiteks, siis no minu vanaema on töötanud meditsiinitöötajana, ta just hiljuti ütles mulle, kas 50 aastat järjest, midagi sellist, no 40 ja 50 aasta vahele jääb tema see töökogemus ja inimene on olnud väga stabiilselt ja järjekindlalt ühe eriala peal. Ja no ma enda puhul näen, et muidugi ma ju jään kirjutama nii kauaks, kui ma jaksan, ma ju jään ka teatri ja muu loominguga tegelema nii kaua, kui ma jaksan. Et ma saan aru sellest pühendumusest ja järjekindlusest ja miks see oluline on ja mida see annab, et mis sealt saab nagu ajaga kasvada välja või kuhu saab areneda ja nii edasi. Aga siiski nagu nii mitmekesist sellist siblimist, no seda varem ei olnud nii palju kui praegu, sest et noh, inimestel lihtsalt ongi rohkem valikuvõimalusi, nagu sa ütlesid, et töö nagu on töö, aga samas su töö on ikkagi nagu su hobi ka ja ühesõnaga, et see vabaduse ihalus, seda nagu nauditakse ikkagi täiel rinnal nüüd juba. Ja ma ei tea, see on loonud mingisuguse siukse hästi imeliku nagu, ma ei tea, kas mingi süvenematuse kultuuri või mulle tundub, et see on nagu väike killuke mingist suuremast
see on mingi pisike sümptom mingisugusest suuremast teemast, mis üleüldse iseloomustab meie ajastut, meie elu siin ühiskonnas. Et vaat, ma olen kuulnud mingisugust sellist kriitikat või kui mina hakkasin loominguga aktiivsemalt tegelema, siis vahel kritiseeriti, et ei no ega inimene ei saa kõike hästi osata, et tuleb ikka valida üks tee ja siis sa lähed mööda seda rada ja katsud seal nagu saada enam-vähem heaks, võib-olla saab sinust isegi täitsa hea tegija, aga seda, et nüüd teha nagu kõike korraga, et unusta ära. Aga mulle see tundus kohe alguses kuidagi nagu pelutav, sest et noh, ma nii tugevalt tundsin, et aga mul on ju erinevaid huvisid ja mõnes mõttes need huvid nagu võistlevad omavahel, et see ei ole nii, et üks on väga palju tähtsam kui teine, et need ambitsioonid, et pigem mul on alati olnud nii, et mul tuleb mingisugune idee ja siis see idee ise ütleb, mis vormis ta tahab nagu valmis saada või realiseeruda. Ja niimoodi oli kirjutades, kui mul tuli mingi idee ja ma tundsin, et okei, see idee tahab välja tulla näidendina, siis ma lihtsalt pidin hakkama kirjutama näidendit, mis sest, et ma ei olnud varem kirjutanud näidendit ja ma ei teadnud, kuidas see kõik käib, on ju. Ja nii on nagu kõige muuga, et see idee ise nagu kehtestab, et mida ma teen ja nüüd on ju üks värskemaid ideid, mida me sinuga jagame, ongi see, et tahaks teha podcast'i, on ju. Et see, mida me sinuga otsisime, et tundus, et noh, kõige mõistlikum on seda teha podcast'i vormis, et see oleks see, mis oleks nagu äge. Ja siis me teeme seda, eks ole, aga mis sa arvad, nagu kas see süvenematuse kultuur, kas see on mingisugune asi, mida sa julged ka kuidagi niimoodi halvustavalt või noh, okei, mitte halvustavalt, kas sa julged öelda, et see on mingi asi, mis iseloomustab meie praegust aega? Noh, kas või seda, kuidas inimesed meediat tarbivad, on ju, ei loe pealkirjast edasi ja nii edasi, et sihuke nagu, et no sihuke hüplemine, pidev hüplemine ja sa justkui kuskil ei lähegi päriselt nagu sügavale sisse. Kuna ma olen saanud oma selle sales pitch'i nüüd ära teha, siis ma tulen jälle tagasi ilusasti sellele diskussiooni poolele, et ma võib-olla oma selle, ütleme, väsimuse peletamisega läksin kuidagi liiga äksi täis ja hakkasin siin kohe alguses mingeid programme soovitama, aga mul on tunne, noh, ma saan aru, sa tahad selle diskussiooni viia natuke võib-olla teise kohta ja kuna sa küsisid ikkagi nagu alguses minult mingis mõttes abi, siis ma võib-olla toon mingid asjad sinu tegevustest nagu näiteks, kui selle see okei on oma diskussiooni sees. Sa vaatad mind nagu ärevalt praegu, et võib-olla mis siit tulema hakkab? Okei, jaa. Selles mõttes ma saan aru nagu nendest asjadest, mis sa välja tõid, et noh, et ühest küljest on nagu nii palju asju, mida tahaks teha, teisest küljest on väga palju asju, mida maailmas ei saa teha, kui sa nendesse ei süvene. Ja kui sa lähened kõikidele nendele teemadele, me oleme seda siin saates ka paar korda rääkinud või varem on ette tulnud seda, et noh, on need nagu peategevused ja kõrvaltegevused. Et minu silmis on ääretult oluline erinevatele asjadele erinevad kaalud, erinevad prioriteedid anda ja need prioriteedid muutuvad ajapikku. Ja minu nägemus sellest on, et noh, vaata see mina-pilt, millest sa rääkisid, see tulebki kokku nagu kõikidest nendest tegevustest. Sinu kirjutamine, näitlemine, dramaturgia, lavastamine, töö, eks ole, reklaamiagentuuris, kõik need asjad nagu väljendavad sind, aga kõik need asjad on ka omavahel väga selgelt seotud. Need on erinevad väljendused sinu oskustest ja võimetest ja erinevad viisid sinu oskusid ja võimeid täiendada. Nüüd valides mingisuguse suuna, kas on siis kirjutamine või valides oma võimetele ja oskustele mingi väljenduse, kas sa teed siis seda kirjutades, lavastades või agentuuris, pead sa teatava vilumuse sellel asjal saavutama ja teatava nagu võimekuse, et sa saaksid seda üldse sisukalt teha. Ja mingid asjad nagu täiendavad üksteist, näiteks fakt, et sa oled aastaid näiteks kirjutanud, noh oletame, et see on nagu siuke algpunkt, et sa kui nagu väga noorena juba leidsid, et sulle meeldib kirjutada, sa hakkasid sellega tegelema ja said nagu ajapikku järjest rohkem pädeva. See võime kirjutada, need oskused, mida sa oled kirjutamisest saanud, empaatiavõime, võime vaadata suuremaid pilte, võime luua tegelasi, võime neid tegelasi kuidagi nagu erinevatesse situatsioonidesse panna ja analüüsida, kuidas need tegelased siis näiteks käituvad. See kõik on ääretult oluline ka lavastaja töös ja dramaturgi töös ja neid nii-öelda võimeid sa saad nagu üle kanda ja täiustada nüüd uue tegevuse pealt. Ja samamoodi näiteks liikudes siis näitlemise pealt, ma ei tea, copywriteri töösse või ütleme reklaamindusse, siis jällegi kõik need oskused, mis on kirjutamisest, mis on lavastamisest, mis on kõikidest nendest tegevustest, millega sa ennast väljendad tulnud, kõik need tulevad kasuks. Et noh, ilmselgelt sa ei oleks valinud ega sind ei oleks ka nagu sinna võetud, kui sul ei oleks nagu teatavat vilumust, millest alustada. Aga ilmselge on see, et igasuguse uue suuna valimisega elus, kus sa nüüd mõtled, et okei, et mul on mingi teatav huvi selle teema vastu ja ma tahaks sinna sisse liikuda, et
et see eeldab muudelt asjadelt ressursi võtmist ja nüüd sellele kesksele panemine. Ja see on see hästi valus koht, kus sa nüüd otsustad, et mingid minu tegevused, mida ma olen varem teinud, mis on mind defineerinud, näitleja, kirjanik Jim Ashilevi, vajavad nüüd nagu teatavat sellist mitte eemaldamist, aga vähemat tähelepanu. Sellepärast, et mitte midagi ei saa nagu korraga teha, sa saad väga hästi aru, miks sa ei saa väga pikka aega olla korraga, eks ole, postiljon, näitleja, dramaturg, kirjastaja ja poeg, abikaasa, loomaarmastaja ja eks ole, reklaamiagentuuri töötaja. Miks need kõik asjad nagu omavahel sattuvad teatavasse konflikti? Mitte ainult ajaliselt, aga kui ütleme sellelt ressursilt, mida sul on võimeline nendele tegevustele anda, et see konflikt tuleb välja ja inimesed tihtilugu nagu kirjeldavad seda ajapuudusena, et kui mul oleks rohkem aega, ma teeks nii palju. Aga aju ei ole nagu multitaskija tegelikult. Inimese aju võtab ühe tegevuse ja hakkab sellega tegelema ja sina oma selle multitaskimisvõimega jutumärkides lihtsalt nagu katkestad nüüd ühe tegevuse, hakkad teise tegevuse tegema. Need asjad ei jookse paralleelselt. Vahel selle nii-öelda teise asja taustale panemine aitab mingitel mõtetel kuidagi koguneda ja väljenduda hiljem paremini või huvitavamalt. Aga sa ei tegele nende asjadega ikkagi koos. Ja seetõttu nagu ongi hästi oluline nagu see, millest me alustasime, et kuidas mina ennast defineerin. Vaata, mul on hästi pikka aega, ma olin doktorant, Ivo Krustok. Mul olin doktorant, ma elasin doktorandi elu, ma suhtlesin teiste doktorantidega. Doktorandi teema on nagu väga siuke nagu omaette subkultuur. Doktorandid üle maailma oskavad rääkida doktorandi teemadel. See on nagu, see on täiega subkultuur. Ja nüüd, kus sa vaata, sellel on nagu, see on selles mõttes kas magistrantidel on oma subkultuur veel omakorda ja bakalaureuse mitte niimoodi. Ma olen olnud nii bakalaureuse kui magistrantuuri tudeng ja muidugi on alati selline ühtehoidmistunne, et meie oleme nendeks magistrandid või magistritudengid ja need seal allpool, need bakatudengid, need on nagu need ei saa millestki aru. Ja samamoodi bakana sa tunned, et ma ei tea, keskkooli noorte või võtavad, näed, uued rebased tulevad, et küll nad veel õpivad, eks ole. See on alati, kui sa liigud nagu ülespool, siis sa mõistad, kui palju vähem sa teadsid varem. Aga sellel subkultuuril on nagu see loll omadus, et see läbi ükskord. Lihtsalt nagu üks päev ma ei olnud enam doktorant ja ma tegelikult tundsin sellist nagu teatavat vaimset valu, sellepärast, et ma ei ole enam see, kellena ma olin harjunud ennast väga pikalt defineerima. Ja see tähendaski nagu seda, et ma pidin väga palju sellele mõtlema, et mis mu see uus suund saab olema, kuhu ma need nii-öelda vabanenud ressursid suunan, milliseid ressursse ma tegelikult veel oma elus peaksin vabastama. See oli nagu siuke hea võimalus hakata korra maha istuma, mõtlema, et mida ma kõike teen, mida ma tahan teha, kuhu ma nüüd need asjad suunan. Et ma lõpetasin näiteks ühe blogipidamise ära, Värske aju, mida me tegime, ma ei mäleta, kas oli 6 aastat vist koos ühe hea sõbrannaga ja ma otsustasin, et et ma ei saa sellega enam tegeleda, et ma nagu liigun võib-olla natuke teistele teemadele. Et sellel perioodil ma hakkasin ka töötama siis Geeniuses ja hiljem siis natuke pärast seda ka siis Keskkonnaministeeriumis ja me hakkasime podcasti tegema. Ütleme, see oli nagu selline aeg, kus ma nagu otsisin neid uusi asju oma ellu, aga jällegi hästi selgelt paika pannes, et mis need nüüd prioriteedid saavad olema, et see nii-öelda 8-5 töö, see saab olema nagu põhiprioriteet, see nüüd uus väljendus sellele, millega ma tegelesin doktorantuuris. Et ma nagu sain sealt mingid kogemused ja mingid teadmised ja ma hakkan neid nüüd täiendama uute võimalustega uuel töökohal, aga need kõrvaltegevused, mis kõik toetavad nii-öelda nii minu enda väljendamist kui ka minu töö tegemist, et need ma nüüd nagu panin sinna kõrvale nii, et kui üks nädal peaks saade Popkulturistid ära jääma või ma kirjutan seetõttu harvem Geeniusele, et mul on päevatööga väga kiire, siis sellest ei juhtu mitte midagi. Need ei ole hetkel need kõige suuremad prioriteedid. Ja ma arvan, et sinu puhul on ka nagu väga oluline nüüd paika panna. Ma saan aru, et nii-öelda pikalt ette aja planeerimine tähendab seda, et seda on esialgu raske teha, aga mida aeg edasi, siis lihtsalt leia võimalus, et panna need asjad, mis on sinu elus ikkagi olulised ja on kindlasti olulised ka tulevikus, panna nii-öelda sellele tagumisele Bunsen'i põletile, nagu ütlevad keemikud. Et nad on kuskil sul olemas, nad ei kao sulest kuhugi, sa tegeled nendega ikkagi mingil määral, aga kindlasti mitte nii aktiivselt või võib-olla üldse mitte aktiivselt hetkel. Et sa nüüd oled võtnud uue suuna, need asjad, mis sa oled varem õppinud, on selle uue suuna sees ja sa nüüd täiendad kõike seda selle uue suunaga. Et see on nagu võib-olla see põhiline soovitus, mis ma saan sulle anda, ehk siis jällegi need klišeed, et ära ütle kõigele jah ja või õpi ütlema ei ja lihtsusta oma elu. Aga see on tore, et sa tõid sisse selle identiteedi teema, sest et
see ikkagi kõik taandubki, meie valikud ju taanduvad ikkagi sellele, et mis on meie see minapilt või kellena me ennast defineerime, et kes me enda arust oleme enda jaoks ja teiste jaoks või et kes me tahame olla enda silmis ja teiste silmis ja kokkuvõttes, kui valikuid on rohkem, siis on ka seda segadust rohkem, eks ole, selle võrra ja ma ei taha üldse romantiseerida seda, et oleks vaid valikuid vähem, et küll siis oleks nagu lihtne, on ju, et tahaks tagasi sinna nagu raskemasse aega, kus nagu ei saanud midagi valida, et lihtsalt nagu seda, mida sa õppisid, seda sa läksid tegema ja oligi kõik, on ju, või midagi sellist, aga ei, ma ei taha seda öelda, lihtsalt nagu see identiteedi küsimus, jah, vaat sellepärast ma ka ei tunne ennast nagu 100% halvasti praegu, et ma niimoodi avalikult küsin sult jälle sellist nagu hingeabi et mulle tundub, et see on mingisugune laiem probleem, et see ei ole mingi teema, millega ainult mina maadlen ja noh, kuna ma olen lugenud ka erinevaid artikleid selle kohta, kui käsitletakse seda nii-öelda Y-põlvkonda, kogu see põlvkondade teema on noh, sihuke kahtlane minu jaoks alati olnud, aga okei, no praegu teen selle möönduse, ütleme, et see Y-põlvkond võib-olla tõesti on ju, me olemegi natukene nagu püsimatumad, natuke siuksed nagu ringi siblijad ja väljastpoolt või kõrvalt vaadates võib jääda mulje, et kuulge, et kas te millelegi keskendute ka üldse või kas te millegagi nagu süvitsi ka lähete või te ainult siblite ringi ja ei suuda ära otsustada, et mida te siis nagu ikkagi päriselt tahate, et mõnes mõttes see on sihuke nagu noh, ma ei tea, et nagu lapsed kommipoes vaata, et noh, tahaks nagu kõike, aga samas ma ei taha midagi ja siis sa püherdad seal põrandal lihtsalt ja tahad saada tähelepanu, aga noh, see ei ole ka üks-ühele nii mustvalge. Okei, aga kokkuvõttes aitäh sulle, tark inimene, abikaasa ja loomaarmastaja. Ma arvan, ma lihtsalt pean nagu kuulama nüüd üle seda, mida sa rääkisid, et seda kinnistada, kuigi ma juba praegu sain aru, et jah, no kõik see, mida sa rääkisid, need ongi ju need põhitõed, aga see ongi see veider asi, saad aru. Aga sa tead tegelikult neid asju, see ei ole see, et sa neid ei tea, vaid võib-olla sul on vaja nagu rohkem seda kuulda keskkonnast ja võib-olla on üldse inimestel vaja seda kuulda keskkonnast rohkem, et asi ei olegi mitte selles siblimises, nagu sa välja tõid, et seda kirjeldatakse siblimisena, et no mis sa ei saa siis keskenduda ühele asjale, vaid elus ongi vaja väga palju erinevaid kogemusi ja väga paljude tööde, asjade, projektide tegemiseks on vaja väga palju kogemusi. Kõrvaltegevused toidavad, või noh, ütleme, siin on jälle see, et mina jaotan asju omal kõrvale põhitegevusteks, aga igasugused tegevused toidavad teisi tegevusi. Need ei ole nagu eraldiseisvad asjad. Sa ei jookse ühe kommikarbi juures teise juurde, need ei ole nagu kaks täiesti erinevat asja. Nad on ühe kommikarbi nagu erinevad osad. Ja kui sul on vaja see kommikarp ükskord tühjaks süüa, siis sa võib-olla tüdinad nagu ühest nurgast ära, lähed vahepeal teise asja juurde ja kõik see on nagu täpselt seesama asi. See analoogia ei tööta absoluutselt, aga ma üritan seda analoogiat jälgida. See kommikarp, aga okei, aga no, mine lõpuni sellega. Ühesõnaga, me saame aru, mida sa tahad põhimõtteliselt öelda. Et noh, põhimõte ongi selles, et need ei ole erinevad asjad, vaid need kõik toidavad nagu neid asju, mida sina elus tahad teha. Ja need ei ole täiesti nagu erinevad asjad, isegi kõige erinevamad asjad, mida sa suudad ette kujutada. Neil on punkte, mis täiendavad üksteist, ma ei tea, viiulimängija ja traktorist, eks ole. Need kogemused, mida sa viiulit mängides saad, need võimed näiteks keskenduda, võime, ütleme, visualiseerida muusikat ja võime nagu kuulda, võime, ma ei tea, mida iganes, eks ole, kõik need võimed kanduvad üle mingitele teistele elementidele, näiteks traktoristi töös, eks ole, ja vastupidi, et noh, et neid asju ei tasuks nagu vaadata see, et ma teen erinevaid asju, vaid ma täiendan ennast. Ja sinu puhul, noh, jällegi sinu, ma ei tea, uus päevatöö ei ole see, et sa nüüd teed täiesti teist asja, vaid sa täiendad oma oskusi nüüd natuke teisel suunal ja see tähendab, et need asjad, mida sa varasemalt võib-olla kõige kesksena oma elus hoidsid, need peavad nüüd nagu selle kõrvalrolli võtma ja seda on alguses hästi raske ja valus teha, aga noh, see ongi lihtsalt see, et sa ei saa kõike korraga teha. Siblimine selles suhtes on natuke mõttetut, sa püüad nagu kõike 100% teha, et see siblimine ei tööta, sest siis sa ei tee nagu midagi õieti, aga see, et sa nüüd võtad ühe uue põhitegevuse ja need teised asjad nagu vahel kannatavad seetõttu, et sellest ei ole mitte midagi halba, need ei kao su elust ära ja isegi hoolimata sellest, et sa näiteks võib-olla aktiivselt ei näitle, ei lavasta, ei kirjuta mõned aastad, see asi, mida sa teed aktiivselt, täiendab neid asju ja sealt välja tulles või kui sa nagu otsustad näiteks 3 aasta pärast, et nüüd ma tahan jälle olla näiteks lavastaja aktiivselt, siis see kõik, sa ei ole nagu kaotanud midagi, pigem oled sa selle kogemusega võitnud jällegi. Aga mulle tundub, et see on hästi inimlik hirm ennast kaotada, sest et
isegi kui selle hirmuga seisavad inimesed silmitsi peaaegu et paratamatult, et elu lihtsalt on selline vastik muutlik kogu aeg. Et ja jällegi see on teema, millest ma olen varem rääkinud, et minu sees on näiteks väga suur sihuke mäss selles mõttes, et ühest küljest ma kogu aeg tahan uut, teisest küljest ma tahan, et kõik jääks kogu aeg samaks. Ja tegelikult ju, kui inimesed saavad näiteks lapsevanemateks, see on jälle mingisugune asi, mille puhul on ju nii palju räägitud sellest, kuidas, või tegelikult võib-olla ei ole piisavalt räägitud sellest, et noh, see klišee, sihuke, noh, ühesõnaga see sihuke Reformierakonna sünnitage hästi palju lapsi kogu aeg, see retoorika kõik on ju selle jätame kõrvale, sest et see, noh, see ei puuduta inimeseks olemist. On ju, see on mingi Exceli tabel, mis üritab olla inimese näoline. Aga reaalselt nagu loomulikult on ju näiteks lapsevanemaks saamine on mingi asi, millest pole õrna aimugi enne, kui see pole juhtunud, sa ei kujuta ette, mismoodi see elu muudab, on ju, kõik alati räägivad, see muudab su elu, on ju, ja seda räägitakse alati nagu sellises mega positiivses võtmes või noh, et no vot nüüd sa oled nagu Eesti inimene, on ju, et noh, et natukenegi nagu mõtled, on ju, mis meie rahvusest saad, nagu tooded juurde, aga nagu reaalselt, et teie pole veel ennastki ära nullinud. No ma tean, aga sinust ma ei hakka üldse rääkima, et teed siin podcast'i selle asemel, et asuda tegudele, naine ootab, tead, käed rüpes põhimõtteliselt. et ma tahtsin lihtsalt seda rääkida, et see raske osa, vaata, et mis puudutab nagu seda saad aru, see automaatne ühiskonna sõnum on see, et see on nagu, et põhimõtteliselt nagu suurim positiivne identiteedi update, mida sa saad endale teha, on see, kui sa nagu saad järglase, on ju, ja hoolitsid tema eest hästi. Aga see hirm, mis sellega kaasneb kusjuures, vaata, või see nagu negatiivne pool, et kuidas lapsevanemaks saades sa ei saa enam teha kõike, mida sa varem tegid, sa ei saa lihtsalt suvaliselt nagu ilmuda, kaduda, sa ei saa nagu, ma ei tea, mitte teenida elatist näiteks, on ju, et okei, sa saad, on ju, saad aru, ma ei räägi nagu, on ju, mustvalgelt, ma ei räägi mustvalgelt siin saates mitte kunagi, ma räägin väga nüansirikkalt, alati. Värvikalt. Et kõiki nüansse arvesse võttes. Vähemalt 50 halli varjundit. Vähemalt 50 000 halli varjundit, aga no sa saad ka aru juba ammu, on ju, kuhu ma sihin sellega, et näiteks väga paljud noored emad, kes jäävad lastega koju, sest noh, paratamatult need on pigem emad, kes jäävad lastega koju kui isad, et neil tekib näiteks mingisugune sihuke äralõigatuse tunne või sihuke kapseldumise tunne, et väljastpoolt inimesed hullud kiidavad ja ahhetavad, et issand, kui ilus on ju, et nüüd juhtuski teie elus see kõige olulisem asi, on palju õnne, aga nad ei saa kunagi olema seal kõrval, kui see inimene reaalselt tunneb seda segadust nagu, et ta on olnud nagu nädalaid kodus selle väänleva, põhimõtteliselt nagu noh, kontaktivõimetu siukse nagu kapsaussiga, on ju, kes kogu aeg vajab midagi ja tõesti on imearmas ja sa tahadki talle kõik anda, aga et kuhu mu elu jäi, et kui ma kunagi tagasi tulen, kas see elu on veel alles, saad aru, et kõik need hirmud, et see identiteedi küsimus, ühesõnaga see ründab meid nagu igal ajahetkel, igas elupunktis. Siinjuures pro tip inimestele, kes te meid kuulate, ärge palun ütelge inimestele, mida nad peavad tundma, vaid kui te lähete inimesega rääkima, siis uurige, kuidas nad ennast tunnevad. Võib-olla nad tahavad rääkida sulle sellest, et mõni päev on lapsega jube raske, teine päev on jälle hästi tore. Ärge nagu ütelge neile, et nende elu on nüüd lill, sest neil on laps. Ma ei tea, lihtsalt kohe märkus. Aga mulle meeldis see, et sa juhatasid selle sisse, et see on pro tip. Jah, no seda peab õppima vahel. Et pro, vaata, et see tuli praegu professionaali suust, tuli see nõuanne. Ma olen läbi vigade õppinud seda. Okei. Aga tead, on üks asi vähemalt, mis identiteedi loomise juures on ülivahva ja tavaliselt küllaltki valutu. Riietumisstiil. Väga kui sujuv oli see üleminek. See oli nagu üks sujuvamaid üleminekuid ever ja nüüd me klassikalises podcasti stiilis rikkume selle sujuvuse ära, et me märgime ära, kui sujuv see üleminek oli. Ma olen pahviks löödud sellest, et ma arvasin, et see diskussioon jätkub veel pikalt ja sa tegid selle ülemineku. Ei, super! Ja ma harjutasin seda. Kõik see aeg, kui ma olin eemal ja ka sel ajal, kui sa Helenega siin salvestasid seda erisaadet, kus mind ei olnud, ma harjutasin, kirjutasin stsenaariumid. Aga kuule, Helene Vetik ju on inimene, kelle puhul inimesed peavad teda ikkagi ju, ütleme,
arvamusliidriks moeteemadel ja ka tema õde Anne Vetik, kellega koos nad andsid välja oma raamatu Lolle küsimusi pole olemas. Anne Vetik samuti on arvamusliider moe ja stiili osas, eks ole, ta on isegi saatejuht sellises saates nagu Kapist välja. Üks väheseid saateid, mida ma isegi vaatan. No vot, aga huvitaval kombel, kui Helena oli siin stuudiost, tegelikult ju stiilist või moest või riietumisest üldse ei rääkinudki, see oli lahe, see oli ootamatu, aga räägime meie siis, sest me ju oleme väga pädevad kogu aeg. et vaata, kui naljakas on see, et kas sina oled kuulnud vahel inimesi ütlemas, et mind ei huvita üldse nagu see, mis mul seljas on või et ma lihtsalt nagu, et riided on lihtsalt nagu asjad, mida mul on vaja, et oleks soe, on ju? Ma olen kindlasti isegi seda mõnel korral elus öelnud. Et ma ei tea, kuidas see sulle kõlab, aga mulle see on alati kõlanud nagu, et see on, et see jutt ei päde, et nii ei saa öelda tegelikult. Ei, loomulikult ja need inimesed, kes seda ütlevad ja ka kindlasti mina, kui ma olen seda minevikus öelnud, olen valetanud või ütleme, mitte nagu võib-olla teadlikult valetanud, aga see ei ole peaaegu kunagi tegelikult see, mida inimene tegelikult tunneb või ütleme ausalt sisimas sellest asjast mõtleb. Aga kuidas sa tunned, ma ei tea. Aga siiski teistele mõtteid pähe. Hästi lai küsimus sulle, aga mismoodi siis mismoodi sinu stiil sinu identiteeti toetab ja väljendab? Lai küsimus, selline nagu hägune, aga ometi ju, kui vaadata sinu riidekappi, siis sul on seal mingi konkreetne valik riideid, sa oled need ise valinud või sul on kingitud selle teadmisega, et sulle siuke asi meeldiks, on ju, ja sellest ju moodustub ikkagi kokkuvõttes mingisugune ivolik stiil, on ju. Et oled sa süvenenumalt mõelnud selle peale tegelikult, et mida sa kannad või mida see sinu kohta ütleb? Kindlasti, aga see ei olegi nii täpselt lihtne, et ma kannan neid asju, mis minu kohta midagi ütlevad või et kas see on, kumba pidi see on, et kas see, mida ma kannan, ütleb minu kohta või mina ütlen sellega enda kohta midagi, mida ma kannan, kui sa saad sellest. Ma arvan, et see on mõlemad korraga. See on nagu mõlemad korraga ja see ongi nagu selles suhtes keeruline, et ma nagu väga tegelikult ühest küljest pean väga lugu inimestest, kes on omale valinud mingi kindla stiili ja need jälgivad seda tõesti stiilipuhtalt. Ma pean sellest väga lugu, sest see on selline tugev otsus, see on julge otsus ja kui nad seda nagu niimoodi teevad, siis nad üldiselt kannavad selle väga hästi välja, nad suudavadki nagu luua endast mingi nagu võrratu kuvandi ja see ongi lihtsalt äge. Kui ma näen tänaval, eks ole, jalutab mulle vastu siuke näiteks äge mingi punkar, kes ongi omal loonud sellise riietumisstiili, mis on nagu meelega tehtud ühiskonnaga vastuollu minemiseks ja ta on teinud seda nii oskuslikult ja hästi. See lihtsalt näeb äge välja. See võib-olla näeb välja siuke häiriv linnapildis või esiletükkiv linnapildis, aga see ongi nagu see eesmärk ja see toimib juba hästi. Ja samamoodi, eks ole, inimene, kes kannab väga klassikalisi välja peetud siukseid, nagu, ma ei tea, ülikondi või pikki kleite või eks ole, villaseid mantleid ja suuri kübaraid või mida iganes, et ükskõik millise selle tee sa valid, kui sa nagu fokusseerid sellele ja teed seda nagu niimoodi põhimõttekindlalt, siis see nagu alati jätab nagu hästi hea mulje. Ja ühest küljest olen ma püüdnud seda nagu endale luua, aga siin tekib jälle see nagu mitme asja nagu siuke vahel hüppamine, et mingis mõttes mulle ühest küljest nagu meeldib see, et ma nagu loon endale hästi spetsiifilise stiili, teisest küljest ma nagu kipun endale ütlema, et mis mõttes ma hakkan piirama seda, mida ma kannan, ma tahan kõike kanda, kui ma tahan neid kanda või kuidagi nagu selline sisemine vastuolu natuke tekib selles osas, et mul nagu, ma tean, et mul ei ole sellist väga kindlat välja peetud stiilipuhast riietumisstiili, aga ühest küljest ma nagu tahaks seda, teisest küljest ma nagu ei tahaks, et ma tahakski välja näha nagu natuke boheemlane, kes lihtsalt kuidagi nagu valib mingisuguse enda isikliku iluideaali järgi omale mingi toreda asja ja viskab selle selga. Ma ei tea, aga ma mõtlen riietust väga palju. Kuidas sinul sellega on? Ma tegelikult, ma kujutan ette, et sa mõtled riietumisest küllaltki palju või vähemalt, et see on sinu jaoks oluline teema. Miks sa niimoodi ette kujutad? Sellepärast, et sa riietud üldiselt väga kenasti. Sellepärast, et mu elukaaslane ostab mulle Humanast riideid ja tal on hea maitse. Muidugi niipidi on võimalik. Aga kusjuures riiete peale ma olen eluaeg olnud üli ebakindel tegelikult endale riiete valimises, sest et mul on mingi hirm, et tegelikult ma ei saa päris täpselt aru, mis mulle sobib selga. Ja sellepärast ma tõesti olen nagu ilmselt terve elu väga palju toetunud
erinevate naiste arvamustele, et alguses need olid mu ema ja vanaema, eks ole, kes mulle tõid siis kirikumüükidest ja igalt poolt mujalt kaltsukatest riideid ja siis see valik oli rohkem sihuke nagu suvaline mõnes mõttes või noh, mul ei olnud nagu mingisugust arvamust või võib-olla mulle ei meeldi selle, ma ei tea, pusa värv, aga siis ma ikkagi lõpuks nagu läksin kooli sellega, onju. Et aga siis sealt edasi erinevad sõbrannad ja mu elukaaslane nüüd nagu, et ma ikkagi nagu vahetevahel isegi üritan endale nagu või noh, kuidagi, ma ei tea, manitsen ennast, et kuule, et võta kokku ennast, et mine nüüd üksi ükskord poodi ka, vaata, või noh, et otsusta midagi ise, vaata, oma peaga, onju. aga ma ei tea jah, et see riiete värk, tead, peamised asjad, mida ma riietumise juures tegelikult silmas pean või jälgin, on, et oleks võimalikult vähe müra, et oleks võimalikult vähe nagu visuaalset müra ja kuna ma enda sellist nagu värvikompositsiooni taju väga ei usalda ja üleüldse, kuna mu nagu maitsed ka muutuvad ajas niimoodi, et ma ei jõua neil nagu järge pidada, et oota, kus ma nüüd omadega olen, siis mulle meeldib lihtsalt lihtsustada ja praeguseks ma olen jõudnud mingisse punkti, kus mulle lihtsalt meeldib kanda nagu musta värviriideid, et sa ei saa seal nii palju eksida, lihtsalt kui sa paned erinevaid musta värviriideid, erinevaid kihte endale selga, siis nad ikkagi nagu sobivad kokku. Loovad ühtse terviku. Ja kunagi mingis moesaates keegi kuskil ütles, et nagu, et ära sa jumala eest üle 3 erineva värvi endale korraga selga pane, et siis läheb nagu karnevaliks kätte ära, onju. See on see soovitus, mida meestele tihti antakse, et sul ei peaks olema rohkem kui 3 põhitooni riietumises, et noh, et sul võivad nagu variatsioonid nendest värvidest olla, aga nagu 3 põhitooni. Aga see on nagu kõiksugu sellised stiili ja disaini reeglid, ehk siis, et need reeglid nagu aitavad alguse kätte saada, aga need reeglid on natuke ka mõeldud rikkumiseks. Täpselt, sest et kui me vaatame praegu ikkagi ringi, on ju, siis mida me näeme on see, et nagu mu sõber ütles, et kõik on moes nüüd juba, et me oleme tõesti jõudnud punkti, kus jällegi tuues paralleeli meie eelmisest teemaplokist, et kui kõik tegelevad justkui kõigega, on ju, et siis ka moes on kuidagi niimoodi, et kõik on korraga okei, mõnes mõttes, et ma olen aeg-ajalt veel, ma olen sellega küll juba ka harjunud, et see ongi mõnes mõttes sihuke nagu mingisugune plahvatanud versioon 80-ndatest, vaata, kus nagu ka oli asjad, et oli mingi sihuke error oli selles moes või kuidagi, et seal oli nagu, midagi oli nagu nii palju ja siis tekkiski see küsimus, et kas see on tegelikult nagu ilus või see on nagu äärmiselt rõve, et siis nüüd see on nagu kuidagi veel edasi viidud minu arust sealt, et mood näeb välja umbes nagu internet, et selles mõttes, et nagu internetis on lihtsalt kõike, siis nii on ka moes praegu lihtsalt kõike ja ma veel, kuigi ma olen harjunud, siis ma praegu veel aeg-ajalt taban end nagu üllatumast kedagi vaadates, et tal on väga palju erinevaid asju seljas praegu, kuidas see kõik okei saab olla praegu, aga see on, ometi see on, et see praegune stiil nagu, see on mingi siuke imelik siuke kaltsaka nagu, et inimesed võivad vabalt välja näha nagu mingid klounid, kaldkriips, kaltsakad, aga millegipärast see on täiesti okei. Ja inimesed käivad tööl niimoodi ja no kui nad seda välja kannavad, miks mitte? Jah, et see on nagu sür teema, et aga noh, ma lihtsalt tunnen ennast selles nii ebakindlalt, et ma üritan lihtsalt nagu tõmmata nagu sükest nagu turvalist liini ja kuidagi hoida ka enda riietus sellisena, et see ei hakkaks mind ennast närvi ajama, sest et mul on siuke tunne, et ma olen nii suure osa oma elust lihtsalt kandnud riideid, mis ajavad mind tegelikult sisimas närvi. Huvitav. Et see on mingi imelik asi, aga miks nad siin närvi ajavad? No lihtsalt ongi, et seda müra on liiga palju, ma tunnen nagu, et ma väljendan liiga palju praegu selle riietusega, sellepärast mulle praegu must nii väga meeldib, et see on natukene nagu tühi aga leht. Kas must ei ole mitte nagu see tühi leht, mis ütleb kõike korraga? No võib-olla, sest nagu ma enne ütlesin, et ma väljendun alati mitte mustvalgelt, vaid ääretult nüansi rohkelt, vähemalt 50 000 halli varjundit. Vähemalt 50 000. Aga kui sa nagu tänaval kõnnid, kas sa nagu jälgid seda, kuidas inimesed riietuvad või kas sa nagu vahel nagu paned tähele, et et see inimene näeb jube äge välja, et ma tahaks ka nagu selline välja. Ja, absoluutselt, et sellised mingid majakad liiguvad ringi ikkagi, et ma isegi ei pea sihilikult neid otsima, ikkagi ma märkan aeg-ajalt, et mõni inimene lihtsalt mööda minnes mõjub mulle väga tugevalt. Ma mäletan, et kunagi isegi ma käisin, see oli tõesti, ma ei tea, võib-olla rohkem kui 10 aastat tagasi, ühesõnaga siis, kui tuli Billy Corganil, Smashing Pumpkinsi solistil Billy Corganil tuli välja sooloalbum The Future Embrace ja siis ma kondasin laseringis, ma ei teadnud sellest albumist mitte midagi, ma otsisin sealt midagi muud parasjagu ja siis üks noormees, kes lihtsalt nägi nagu, ta nägi nagu nii äge välja, onju. See stiil oli midagi sellist, mingi siuke poolenisti siuke industrial, kaldkriips punk, kaldkriips, ma ei tea, võib-olla küberpunk, siuke no big silence, hipster
poeem hästi lihtne. Sa lõid nii täpse pildi kohe, et mul nagu kajastus silme. Täpselt tuli silme, et eks ole väga hea. No vaat, et kui ma teda nagu nägin, ma jäin teda nagu vahtima, noh, mitte nagu niimoodi, et oleks obvious, vaid jah. Piilusid. Ja ühesõnaga võtsin ajalehe või laseringis, istusin maha ja võtsin ajalehe, tegin sinna augu, eks ole, sinna ajalehe sisse ja siis läbi selle augu vaatasin teda. No see ikka standard, eks ole. No standard nagu käitumine, on ju. Ja siis ma nägin, et ta ostis Billy Corgani selle albumi, sellel on väga siuke nagu äratuntav kaanekujundus ka, nii et ma nagu kohe pärast nagu läksin uurima, mis plaat see on ja suhteliselt nagu ruttu otsustades ostsin ka endale selle albumi. Et kuigi ma nagu selliseid impulssoste muusikas tegelikult väga ei harrasta elus siiani. Ja lihtsalt mulle tundus, et kui nagu nii äge inimene, no okei, on ju, nii äge inimene, ägeda välimusega inimene, ma kohe vaata, noh, laiendasin selle, et ju siis ta on äge inimene ka, on ju. Et kui nii tuus inimene ostab endale selle albumi, siis see peab olema ju midagi huvitavat, on ju. Vähemalt midagi huvitavat, kui mitte midagi nagu väga meeldivat, noh. No see on väga inimlik lähenemine üleüldiselt, et, nagu, et see inimene näeb kuidagi äge välja ja nii. Aga teeme mingi siukse, ma ei tea, moeajakirja mingi värgi, et nagu kui sa peaksid praegu, sul ei oleks nagu rahapiiranguid, kui sul ei oleks mingeid siukseid peasiseseid selliseid komplekse enda riietumise suhtes, et pane korra kokku, mis oleks sinu ideaalne nagu riietumisstiil, millega sa näiteks käiksid iga päev tööl, tänaval, liiguksid ringi, milline see välja näeks? Aga tead, ma ei tea, milline see välja näeks, ma ei oska muud öelda, kui et see oleks nagu võimalikult müravaene. Minimalistlik, jah, minimalism nagu ütleb rohkem kui 1000 erinevat värvi hilpu su seljas, aga kas ta oleks siuke tagasihoidlik pigem või siuke klassikaline, stiilne, siuke Karl Lagerfeld oma, ma ei tea, ülikonna? Ei, ma tahakski kanda igast erinevaid asju, ma tahaks kanda mingeid rämedalt suuri pusasid, mingeid värke, mis on täiesti nagu erroris, aga vahepeal tahaks olla hästi siuke nagu jah, minimal, šikk ja nii edasi, et tegelikult noh, see stiiliks, tegelikult siit me jõuame ikkagi rahani ka, et vaata, raha on minu arust nagu nii suur teema riietumise juures ka, et need inimesed, kes ütlevad, et neid ei huvita, mis nad kannavad või mis iganes, on ju, sageli see tuleneb ka sellest, et neil on nagu rahalised piirangud, reaalselt no ei saa osta nagu kallimaid jalanõusid kui lihtsalt, et rimist, vaata, pead ostma talvesaapad, mis oli ka mul hiljuti oli, ma mõtlesingi, et ma vist peaks rimist ikkagi võtma, mulle tundus nagu, et oh shit, et need 89 eurosed talvesaapad, mul väga oli vaja talvesaapad, tõesti nagu auk oli tallas ja nagu no see ei aita talvel väga vist. See talvel on jumala kehv et jalg on kohe märg, on ju, aga ühesõnaga, et ja ma ikkagi nagu noh, süda tilkus nats verd, vaata, ja siis oligi see, et ikkagi nagu ostsin endale 89 eurosed talvesaapad, mis ju ei ole mingi röögatu hind, aga see on nagu noh, lihtsale inimesele see on juba hind, mis paneb mõtlema, vaata. Loomulikult, jah. Nii, aga see ei ole ju veel see tippklass, aga ma saan aru, et kui mul ei oleks rahalisi piiranguid, ma tegelikult saan aru sellest eetilisest nüüd momendist, on ju, nendes valikutes ka, et tegelikult ma olen ju puutunud kokku moeloojatega, rõivatööstuses töötavate inimestega, kes üritavad ajada seda õiget asja. Ma olen intervjueerinud ühte maailmakuulsat Eesti juurtega moeloojat, kes tegutseb Brasiilias, kui mu mälu mind ei peta, kes teeb väga kalleid jalanõusid ja riideid, eks ole, ja on tõesti siuke nagu, no ikkagi nagu rikaste inimeste bränd. Et siis ikkagi, et ma saan aru, et see on oluline ja tõesti nad mõtlevad läbi, kust tulevad need materjalid, kas need inimesed, kes disainivad neid riideid, kes õmblevad neid reaalselt kokku, kes töötlevad neid kangaid, kas neid koheldakse normaalselt, kas nad saavad palka oma töö eest, on ju, mis on reaalselt palk ja nii edasi, et mis mõjud on keskkonnale, eks ole, et see kõik on mega oluline ju, on ju. Aga no ma ütlen, see raha teemas on nii keeruline, et see on samamoodi ju toitumisega, on ju, et ütleme, et lihtne inimene, kellel on rahaliselt, kellel ei ole, kes peab lugema raha, sageli nagu ta ongi nagu, ta on nii väsinud sellest, et tal ju tegelikult ei ole nii palju valikuid, et ta ei saa endale lubada seda kõige keskkonnasõbralikumat, seda kõige õigemat valikut, vaid ta, kõht on tühi, ma lihtsalt ostan selle, mida ma saan osta. Ja riietuse puhul samamoodi, et kui sa küsid, mida ma kannaksin, ausõna ma kannaksin riideid, mis oleksid väga-väga kallid
just sellepärast, et ma tean, et kallid riided sageli ongi kallid sellepärast, et need on toodetud niimoodi, et see oleks keskkonnale mõistlik, et see oleks nagu nendele tegijatele mõistlik ja ütleme nagu jätkusuutlik. Et see on küll mingisugune asi jah, aga noh, millal meie sinna saame, ma arvan, et mitte iial ja sellepärast ongi tegelikult mul siiamaani on elu ikkagi kulgenud nii, et ma väga-väga harva ja tundub, et üha harvem, lapsepõlves ma praktiliselt üldse poeriideid ei kandnud, on ju. Mulle tundub, et nüüd ma kannan neid isegi veel vähem, kuigi ma nüüd käin tööl ise, on ju. Et sageli me oleme kodus arutanud elukaaslasega ka, et mis inimesed need üldse on, kes käivad nagu poest riideid ostmas. Noh, mu elukaaslane käib, on ju, mingid teatud päevadel Humanast läbi, seal on, ma ei tea, 2-50 päev, on ju, kõik maksab 2.50, noh, ja sa tuled koju mingisuguse kotide ja riietega, millega saab terve talve üle elada ja kõik on väga stiilne ja kihvt, on ju, ja kulus võib-olla 10 eurot, on ju, või 7.50, samas kui nagu see sama kaup oleks poelettidel maksnud, ma ei tea, see kõik oleks läinud kokku võib-olla 4 sotti, on ju, et noh, ühesõnaga, väga pikk ja lohisev, väga minulikult pikk ja lohisev vastus su seda küsimusele. Meie kuulajad ootavad. Aga noh, miks nad muidu meid kuulevad, kui nad seda räntimist võib-olla nagu on aeg tuua Helene Vetik tagasi, et oleks nagu vaheldust, aga ühesõnaga, et kas see raha teema, kas sina oled poodi minnes, kas sul on piisavalt palju kas mul on rulli, mida ringi loopida? Okei, ma tean, et sul ei ole rulli, mida ringi loopida. Sa oled mu kodus, sa vaatad ringi ja sa näed, et mul ei ole rulli, mida ringi loopida. Ja aga ütleme, kui sa lähed Zaraasse, kui sa lähed H&M-i, kas sul on nagu kehv tunne korraks mõeldes selle peale, et tegelikult sa ostad midagi ebakvaliteetset, mis ilmselt on tehtud kuskil sweatshopis, kus inimene on kannatanud sulle seda õmmeldes ja sa viskad selle kuu aega hiljem ära, sest see on auguline ja nii edasi, aga sul ei olnud raha, et kallimalt osta. Jah, kuigi ma ütleme, püüan riideid mitte ära visata, kui nad on augulised ja ma üldiselt kannan neid. Siis sa teed põranda kaltsudeks nad või mis? No, see on üks asi jah, et mul on nagu natuke teistsugune perspektiiv, sest minu elus, no sa alustasid kuidagi sellega, et sinu elus on naistel olnud oluline osa sinu riietumisstiili kujundamisel. Minu ema on töötanud peaaegu terve oma elu rõivatööstuses, moetööstuses. Minu naine on õppinud tekstiilikunsti, tegelenud rõivaste loomisega, disainimise, mille iganesega, et noh, et ma olen hästi palju kokku puutunud nende teemadega nii jätkusuutlikkuse mõttes nagu noh, oma töö ja eriala suhtes, kui ka ütleme siis selle tehnilise poolega, kuidas need asjad valmivad, mis sinna kõik sisse läheb, kuidas see üldse nagu toimib. Ja noh, ühest küljest on see kujundanud minu võib-olla sellist stiilitunnetust, aga teisest küljest kindlasti on see nagu ka neid tarbimismustreid, et ma tahaksin näiteks rohkem leida asju kaltsukates. Vaata, see on nagu, noh, sa ütled, et sa tunned nagu sellist eetilist probleemi, aga noh, samas sina juba pikendad, eks ole, riietuse eluiga, sa ostad asju, mis on juba toodetud, sa nagu oma rahaga ei sunni seda juurde, et nüüd nagu tehakse veel rohkem asju juurde, et sa nagu oma rahaga pikendad pigem nagu nende asjade, mis on juba loodud eluiga. Ja see on ka positiivne, see on ääretult oluline pool nagu kogu selles tsüklis. Aga ma tihtilugu lihtsalt ei leia enda jaoks kaltsukast asju. Noh, asi ei ole nagu ka selles, et ma kuidagi olen jube nõudlik või et noh, et nagu mul ei sobi kanda neid kasutatud riideid. Ma väga hea meelega olen leidnud või käin kaltsukates ja olen leidnud tõesti ka ägedaid asju. Mul on mingi üks lemmikumaid pintsakuid, mida ma olen kandnud võib-olla 10 aastat ja ma leidsin ta kaltsukast ja see on nagu super pintsak. Aga tihtilugu ma lihtsalt ei leia neid asju sealt, sest meestele see valik on küllaltki nadi. Ma ei tea, kas see kipub nagu sellest olema, et mehed siis kannavadki oma asjad kuidagi nagu räbalateks, kuni nad lõpuks on seal kuskil padja täiteks, eks ole, või siis... Mina konkreetselt olen siuke inimene, kellel lihtsalt püksid peavad lagunema jalast ära enne, kui ma tõesti pean karjuma nagu appi. No mul kipub ka nii olema üldiselt. Ja pealegi ma olen veel ka selline inimene, et kui ma nagu iga mingi aja tagant nagu mõtlen, et okei, et milliseid riideid ma nüüd tahaks kanda. Ja siis ma ostan need riided endale ja siis ma kannan neid iga päev. Ma nagu ei tunne häbi sellepärast, et ma iga päev käin tööl samade riietega, sest ma olen nagu leidnud hästi ägedad riided. Mulle õudselt meeldib neid niimoodi kanda, ma panen need kokku ja ma lähengi iga päev täpselt samade riietega tööle. See tähendab muidugi seda, et võib-olla ma pesen neid riideid tihedamini, teatud kangastel nagu on pigem hea see, et võib-olla nad puhkavad kapis sel ajal, kui sa võib-olla midagi muud kannad, aga noh, ütleme, see on nagu minu lähenemine selle, et kui ma mingid asjad olen omale leidnud, nüüd ma kannan neid nii kaua kui vähegi võimalik, kuni juba ühest otsast Eeva tuleb ja ütleb, et kuule, palun võta
see asi seljast ära, teeme sellest padja täita, see on nagu kohutav, et sa sellega ikka veel välja lähed ja ma saan sellest aru, aga noh, nagu samas see on nagu äge ka, et mulle nii meeldib see asi, ma ei taha seda, see on alati nii valus, kui need asjad lõpuks padja täiteks lähevad. Kui ma just ei ole mingi hullult juurde võtnud ja nüüd mul enam selga ei lähe, siis ma olen nii pahane nende asjade peale, et nad võivadki padja täiteks minna. Aga see on beside the point, eks ole, mis su küsimus oli, ma ei mäleta. Ma alustasin sellest raha teemast, et kas sa tunned, et ma näen kogu aeg, iga nädal saan tõestust sellest, et ei ole sul rahaliselt paremaks läinud. Kuigi võib-olla see on õige koht, kus tänada meie toetajaid Patreonis www.patreon.com, kus on endiselt inimesi, kes meisse nii palju usuvad, et nad tõesti viskavad meile euro või paar, et me oma saadet üldse teha saaksime, et me saaksime maksta oma internetiarveid ja kõike muud, et see on ülitore. Me ei ole tükk aega teinud teile sellist tänuavaldust, nii et kasutan seda võimalust öelda, et aitäh, et Ivol vähemalt seegi rahakene tiksub kuskilt. Ja Jimmil. Mulle see ei ole mitte midagi edasi saanud, ma ei saa aru, kuhu kontole sul need rahad lähevad. Kandime kõrvale kõik. Aga et jah, see moraalne teema, et kas sa vähemalt tunned seda moraalset kripeldust nagu, et ma ei ole nüüd kindel, kas ma peaksin selle T-särgi ostma, sest et äkki see on, äkki see hind on nagu äkki see on verehind, vaata, Tead, jah, kindlasti ja teine asi on see, et ma püüan tõesti nagu osta harva ja kvaliteetsemaid rõivaid. Juba sellepärast, et nad esiteks peavad vastu sellele igapäevasele kandmisele, nad on tekstiilid, mis mu nahale nagu paremini mõjuvad ja ütleme, ma nagu püüan leida seda tasakaalu, eks ole, selle hinna ja kvaliteedi vahel ja vahel see toob kaasa nagu ka sellised asjad, et see ei ole ka nüüd nagu kõige positiivsem, aga ma alati ootan ära igasuguseid allahindlusi ja püüan neid kvaliteetseid asju võimalikult odavalt saada, et jällegi ma saan aru, et sellega ma nagu ei toeta väga sügavalt seda tööstuse poolt, kes nüüd püüab neid asju nagu paremini ja kvaliteetselt teha ja mul on juba see nagu tekitab selliseid väga vastakaid tundeid, et see asi ilmselt on ka mingis mõttes väärt seda, et ta maksab rohkem, aga kuna mul alati ei ole seda raha, et sinna sisse investeerida, et siis ma nagu vähemalt püüan nagu teha seda, et okei, et ma siis ostan küll selle parema asja, aga ma vaatan, et võib-olla see spetsiifiline ese nüüd ei müünud sellel hooajal hästi, aga mulle ta õudselt meeldib ja siis ma ei taha ka seda, et ta satuks kuhugi, ma tean, et on brände, kes siis nagu hävitavad oma riideid, sellepärast, et nad ei satuks sellesse teistkordsesse ringi. Ma ei tea, kas järelturule. Jah, et kas need brändid on, mida mina ostan, aga on ka neid, kes ei taha, et näiteks kaltsukasse satuks selle brändi nimega asi, et siis pigem nagu korjama nad kõik turult ära ja hävitame ära. No aga ma küsin sult sama küsimuse, et kui sul ei oleks rahalist piirangut, kui meil oleks 5 miljonit Patreoni toetajat ja nende poolest oleks täiesti okei, et kõik see raha läheb sinu riiete ostmise fondi, siis kas sa muudaksid midagi kardinaalselt oma riiete valikus või mis on sinu see võib-olla esimene wild stiil? Esimene muutus oleks see, et siis me teeksime video podcast'i, sest ilmselgelt, kui nad nii palju on panustanud meie välimusse, siis nad tahavad ju nagu me näitaksime ennast hästi palju. Aga kui ma tõesti nagu saaks, ütleme, ei oleks nagu selliseid rahalisi puudusi või võimaluslikke puudusi, siis mulle väga meeldib põhjamaine disain, Skandinaavia disain, mulle väga meeldib Eesti disain. Kui te nüüd olete vaadanud Anne Vetiku saadet Kapist välja, siis seal alles hiljuti oli osa meeste disainist ja seal kuidagi nagu ilmnes, et Eestis natuke vähe on seda veel, mida meestele tehakse, et võib-olla see on kasvamas, aga see osa, mida on tehtud, mulle väga meeldivad Woolish'i rõivad, Reval Denim Guild või vist oli selline nimi, mul nüüd on need sõnajärjestus võib-olla meelest. Ei, see on õige järjestus. Kõlab hästi. Ma olen palju kandnud Baltmanni või ütleme Baltikas toodetud rõivaid, seal on palju kenasid riideid ja Eestis nagu tehakse nagu ägedaid asju, mulle meeldib neid kanda. Woolish'i kampson on üks mu lemmikkampsoneid üldse, see on üks minu selliseid igapäevaseid riideid, et kui mul oleks seda raha nagu panustada, siis ma kindlasti panustaks seda nagu sellesse Eesti disaini ja Eesti nagu sellise kodumaise maitse arendusse, nagu siis ma nagu ka toetaks neid kohalikke tegijaid ja toetaks neid, kes võib-olla rohkem nagu läbi mõtlevad omaga selle keskkondliku poole, et õnneks on ta muutunud moekaks, et nagu see keskkonnateema, see eetiline teema on ka nüüd järjest rohkem
rohkem moekas ja noh, ütleme, kas sinu arvates on see hea või halb, et ta nagu on moe küsimus, ei olegi nii oluline, kui seda asja tehakse. Ja see ongi nagu lõppkokkuvõttes oluline, et ma tahaks, et ma saaksin rohkem võib-olla siis hääletada oma rahakotiga ja neid asju nagu toetada rohkem. Tegelikult ma väga rahulikult ja veendunult alati ütlen, et igaüks kandku, mis tahab, on ju, ja see ei ole mingisugune selles mõttes mingi teema, et ma nüüd nagu, aga teisest küljest ikkagi, kuna minus keeb selline võib-olla elukestev kerge, nagu ma ei tea, viha meessoo vastu, et siis ma lihtsalt kuidagi nagu mõni aeg tagasi ühel väga-väga pidulikul ja ametlikul gaalal, kus oli vaja panna ennast formaalselt, pidulikult, elegantselt riidesse, kuidagi vaatasin ringi ja jälle tundsin, et no mis toimub ikkagi nagu meeste moes või tegelikult kokkuvõttes nagu, mis ühiskondlik kokkulepe see meil ikkagi on, et mehed võivad olla nagu totaalsed jorsid, kõik on ühesugused kuradi pingviinid nagu, et lihtsalt nagu pane oma pintsak selga, mul ei olnud ülikonda ja siiani mul ei ole oma ülikonda, normaalset ülikonda, mida saaks formaalsetel üritustel kanda, et laenasin sõbra käest, on ju, kes oli ka tellinud selle ühest tuntud interneti odavriiete poest, on ju, lihtsalt mingite mõõtude järgi, noh, et see on juba okei, vaata, sa võid sellega minna kuhu iganes, ükskõik kui pidulikul üritusele ja keegi ei küsi, vaata, sest sa näed välja nagu pingviin ja kõik on hästi, on ju. Siia tuleb nüüd saate märkmetesse panna foto Jimist presidendi vastuvõttu. Kus sa võtad, et ma sellest räägin, mis asja, aga kokkuvõttes nagu, et mis lugu see nüüd on, vaata, on ju, et või miks me sellele kokkuleppele kõik nagu alla kirjutanud oleme, et naised pingutavad ennast ribadeks, et valida endale neid aksessuaare, neid värvitoone, neid kangaid, kõike seda kompotti kokku, et jumala eest mitte langeda, on ju, mingi kriitika ohvriks, et jumala eest, et noh, et olla ikkagi nagu, et kanda välja, on ju, kogu see stiil, et vaat see on mind küll nagu rämedalt ära tüüdanud, et lihtsalt see normaalsus, et mehed las olla nagu mingi kuradi kõndivad võileivad, vaata, ja naine peab olema siis see gurmee, mingisugune kuradi, ma ei tea, mis roog, vaata, kus lendab saluuti välja ja mängib muusika ja baleriinid hüppavad tordisest välja, et see kuidagi nagu meil nende analoogiatega on täna päris hästi. et vaata, lihtsalt see on ju ilmselgelt, see on veel üks selline jällegi siuke sümptom sellisest nagu, ütleme nagu meesšovinistliku dominandiga, on ju, sellisest nagu ühiskonnakorraldusest tegelikult ju. No on ju nii, või ei ole või? Selles mõttes, et vaata see ma näen su näost juba ära, sa oled juba vihaseks minemas. Ma arvan, et kõige mõistlikum on praegu küsida, kui kallis sinu käekott on. Mida? Mis asja? Mis käekott? Mis käekott? Ma arvan, et paljud kuulajad saavad sellest naljast aru. Igatahes. Need, kes ei saa aru, naistelt kiputakse, ütleme eriti naispoliitikutelt või kõrgel kohtadel naistelt, kes on oma tööga välja teeninud väga palju austust, kiputakse küsima esimese asjana intervjuudel, kui kallis tema käekott on. See on ääretult frustreeriv. Jaa, aga kusjuures ma nägin tuntud Facebooki grupis Virginia Woolf Sind ei karda, keegi postitas mõni aeg tagasi artikli, et kui meil oli nüüd toimunud see valitsuse vahetus, eks ole, ja uued ministrid astusid ametikohtadele, siis oli avaldatud kuskil meediaväljaandes siis galerii uute ministrite stiilist ja noh, miks seda artiklit lingiti, põhjus seisnes selles, et no näed siis, nüüd järsku kritiseeritakse ka ja analüüsitakse ka meeste välimust või noh, et kui varem on olnud kehtinud ikkagi selline standard, on ju, et ainult naised on need, kes võetakse sinna nagu luubi alla, on ju. Et noh, Kersti Kaljulaid ka, eks ole, ma ei tea, ta oli võib-olla pool päeva olnud president, kui juba oli analüüs selle kohta. Allkiri polnud veel alla kirjutatudki. Aarne Niit istus Ringvaate saates Marko Reikopi vastas stuudios ja nad analüüsisid pool tundi, ma arvan, nagu seda, et kas Kersti Kaljulaiu stiil on nagu hea ja kuidas see on arenenud seal poole päeva jooksul. Et noh, lõpuks on ju siis olid mehed seal letti pandud ja no ega seal palju analüüsid ei olnud, on ju, kõik olid pingviinid ja siis oligi lihtsalt, et noh, et mis värvi sokid tume ülikond heleda särgiga. Kellelgi seal oli nagu, et väga julge ruut oli kuskil lipsu peal või noh, okei. Julge ruuduga valitsuses. Et aga no ega siin ei olegi lahendust, ma lihtsalt tahtsin
rändida jälle, et nagu, et põhimõtteliselt mehed, pange ennast riidesse, palun. Ma saan aru, et ma ei ole nagu mingi stiiliikoon, on ju, aga no ma üritan vähemalt, on ju, ma panen endale mingeid erinevaid musti kihte peale ja nagu katsun vähegi nagu huvitav välja näha. aga kas sa nüüd ei taastoida seda probleemi sellega, et sa nüüd nõuad meestelt, et nad ennast rohkem mida ma taastoodan? Et nagu, et seda, et keegi oleks luubi all kogu aeg. Me ei peaks nõudma ei naistelt ega meestelt seda, et nad nüüd näeksid välja mingisugusele standardile või mingisugusele tasemele vastavalt, aga noh, ütleme nii, et minu meelest on see täpselt samamoodi nõme, nagu sina kirjeldasid, kuidas meil seda jagatakse niimoodi sugude kaupa ja isegi see, kui mehed räägivad, eks ole, siin mitu minutit me oleme rääkinud, mingi üle poole tunni, eks ole, moest või riietumisest, et see on nagu kuidagi imelik, ei ole. Me kõik kanname riideid, seda ei peaks kritiseerima väljaspoolt selle mõttega, et nagu, et issand, kui jubed asja sa nüüd selga panid või vastupidi siis seda, et mehed räägivad nendest asjadest. No, kumbki nendest ei ole kriitikat väärt, see on tõesti siuke mõttetu asi, mille kallal ilkuda. Ja ei, aga tegelikult vaata, ongi jällegi, kandke mida tahate, aga kandke ka seda, mida Jim tahab, et te kannaksite. Kandke ka seda, mida mina tahan, nagu, kas see on nii raske? Ei, ma ei taha öelda seda, et ilmtingimata on vaja hullult populariseerida mingit tändikultuuri uuesti, on ju, et hakake hästi palju nagu tegelema sellega, et oleks jube huvitav riietus kogu aeg, on ju, okei, vahet ei ole, et ma ka käin vahel, kui on mingi pikem prooviperiood, ma lihtsalt käin dressides ringi, on ju, ja see on väga mõnus ja nii on hästi. Aga, et pigem ma arvan, et mu viha ja pettumus on ja siuke nagu väsimus on suunatud ikkagi selle ühiskondliku kokkuleppe pihta või soorollide pihta, tegelikult see taandub sellele, et ikkagi jah, et miks mehed peavad olema pelmeenid nagu. Pingviinid, kellest on tehtud pelmeenid halvemal juhul. Okay. Pingviini pelmeenid. Oled sa söönud pingviini lihaga pelmeene? Ei ole. Tegelikult sa oled, Ivo, sa iga päev sööd neid, sa kugistad neid ja see on see, mis toimub meie ühiskonnas. Okei, väga värvikas. Pingviini pelmeenid, ma kujutan, et on ääretult rasvased, nagu väga kõrge rasvasisaldusega. Et ma ei kujuta ette, et need ääretult maitsvad oleksid. Aga see ei olegi nii oluline. Eesti mehele meeldib pekk. Fine. aga ma olen jah sinuga nagu täiesti sellel pointil nõus, et mulle meeldib näha ilusasti riietuvaid inimesi või ütleme huvitavalt riietunud inimesi. Ma ei nõua seda endalt ümbritsevatelt inimestelt, et iga kord, kui ma mingi trammis sõidan ja ma vaatan enda ümber, et kõik on igavad, et umbes, et mis toimub, ma ei hakka arvamusartiklit Postimehes sellest kirjutama. Aga mulle meeldib näha, kui inimesed on oma riietumisega vaeva näinud, oma välimusega vaeva näinud, mulle meeldib seda näha nii naiste kui meeste puhul ja ma tahaks seda näha rohkem meeste puhul seepärast, et see tähendaks, et meie kultuuriruumis meestele panustatakse rohkem, ütleme, nõudlus tähendab seda, et on ka rohkem pakkumist, et ma saan minna poodi ja valida natuke ägedamaid riideid, et ma saan näiteks väga hea muutus, mis on toimunud, kui ma lähen juuksurisse, lõigatakse huvitavamaid juuksestiile meestele, võrreldes näiteks 10 aasta taguse ajaga. Kui sa läksid 10 aastat tagasi juuksurisse, palusid mingit tavalist meeste lõikust või mida iganes, sul laeti lihtsalt siukseks lühikesed juuksed, see oligi nagu lapsena see poisipea, see on nagu stiili nimi, poisipea. Nagu, see on haige definitsioon. Kõik poisipead näevad sellised välja, see on tõesti haige. Et nüüd me oleme vähemalt jõudnud olukorda, kus näiteks juuksurisalongi minnes on küllaltki palju valikut ka meestel, millised nad tahavad välja näha. Kui sa lased omal mõlemad peaküljed, eks ole, siiliks ja keskel on siuke vahuga üles saetud juuksed, eks ole, ja lähed kuhugi kõrge tasemega kontorisse tööle, keegi vaatab peale imelikult, see ongi nagu norm. Ja samamoodi võib-olla siuke veidi värvikam, huvitavam, eneseväljenduslikum riietusstiil ka sellistes kohtades nagu valitsused ja presidendi vastuvõtud ja muud sellised nii-öelda küllaltki klassikalised institutsioonid. Ma arvan, et see on kohane, see on äge. Ma ei mäleta, mitu aastat tagasi see oli ilmselt seal päris alguses, kui Toomas Hendrik Ilves sai presidendiks ja ta kutsus siukseid huvitavamaid kultuuritegelasi presidendi vastuvõtul. Charlize tuli mingisuguse väga huvitava ja siukse hoopis teistmoodi ülikonnaga. See oli kuidagi siuke, ma ei tea, kas siuke sõjaväemundrilik ülikond või väga ta oli kohe kas mingit punast värvi, ma ei kujutagi ette, ta oli siuke, ta ei olnud tume must või hall või sinine, vaid ta oli siuke väga huvitava värviga, väga huvitavad siukse disainiga ja siis ka selle kallal nagu kes ilkus, kes pidas seda ägedaks, aga noh, lõpptulemus on see, et rohkem võiks seda olla. See võikski nagu standard olla, et panevad siis, ma ei tea, naised seda riidesse nii nagu nad soovivad ja kas nad tahavad sinna pükskostüümis või pika kleidiga minna
igatepidi on fine, et noh, et arusaadav on see, et tegu on siukse ametliku üritusega ja sinna tuleb panna midagi nagu noh, ametlikumat või kena selga, et see on nagu teatud ootus on, aga et sa võid ikkagi nagu mingis mõttes ennast väljendada selle riietumisega. Üks mu lemmikkirjanik Douglas Copeland kunagi kuskil ütles midagi sellist, et noh, Ameerikas, läänemaailmas on Halloween hästi suur asi, eks ole, suur traditsioon, et ta vist mingis oma romaanis oli mingisugune lõiguke, et mõtle, kui huvitav see oleks, kui iga päev oleks Halloween, selles mõttes, et kui Halloweenil inimesed vaata korraks nagu väljuvad sellest ühiskondlikust kokkuleppest, et me kõik peame olema pingviinipelmeenid, et siis nad nagu väljendavad. Ma ikka ei saa aru, kus see pelmeen tuleb, aga jätka. Siis, no kuula üles saade ja siis saad aru. See oli tegelikult loogiline. Mina pean ka üle kuulama, et kinnistada neid nõuandeid, eks ole, mis sa saad esimeses saate. Eks me mõlemad tavaliselt kuulame. Eks me mõlemad peame tööd tegema. Aga, et ühesõnaga, et ütles, et vaata, et Halloweeni kostüüm, okei, nad on jaburad ja siuksed üle võlli, eks ole, et sa oled nagu mingi sarimõrvar või mingi käid ringi nagu kõrvits või vampiir, et see on ju mõnes mõttes on siuke nagu noh, et see on siuke maskeraad, on ju, aga tegelikult noh, et lihtsalt see vabadus, mis sellega kaasneb või kuidagi, et see jaburus või et kuidas inimesed nagu väljendavad midagi veel oma isiksuse kohta, kui nad muidu, kui muidu nagu kohaseks peetakse. Et selles mõttes, kui iga päev oleks Halloween, mõtle, kui tore see oleks või kui palju rohkem me saaksime tegelikult nagu teada üksteise kohta, et jah, mingi osa minust alati igatseb tegelikult seda nagu saada midagi veel rohkem teada või kuidagi, et kui äkki nagu võtaks selle pulga korraks seljast välja nagu, et noh, et ma saan aru tegelikult erinevate stiilide, erinevate ütleme nagu kokkulepete, kordade nagu vajalikkusest on ju, et mingisse kohta, noh, et on olemas ametivormid on ju, et noh, et politseinik peab välja nägema nagu politseinik, eks ole. No seal on eesmärk, et teda ära tuntakse. No, jah, et see ongi, aga see ongi igal pool eesmärk, et sind ära tuntakse sellena nagu, kes sa oled, vaata. Näiteks koolivormiga ma ei ole nõus, mul ei ole vaja ära tunda, et keegi on õpilane. Ei no ikkagi on, vaata, see on ka see on samamoodi siuke nagu distsiplineerimisvahend või no sellega nagu inimesed nagu, saad aru, nad koondatakse kokku mingisugusesse nagu rühma või klassi, et see võib tulla väljaspoolt, see surve, see võib olla oma otsus nagu, aga iga riietusstiil tegelikult on ikkagi signaal, ta on mingisugune nagu laiem otsus selle kohta, et keda sa, millisena sa tahad praegu paista või mida sa praegu siin nagu, mis rida sa ajad, mida sa nagu esindad praegu. Et selles mõttes inimesed, kes väidavad, et riietus on suva, et ma ei väljenda midagi, et see on nagu sellepärast see ei pädegi minu arust. Et igal juhul su riietus annab mingi signaali, sa ütled sellega midagi, isegi kui sa väidad, et sa ei ütle mitte midagi. Sa paned ennast mingisse rühma sellega. Just. Et lihtsalt teha see Halloweeni värk, et noh, et ma saan aru erinevatest, et on vaja, et iga olukord nõuab oma mingit kohandumist ja seda kõike ma mõistan, aga see kripeldus mul alati jääb jah, et aga mis oleks, kui? Iga päev on kadripäev või mardipäev. Aga kas me lõpetuseks midagi oskame huvitavat ka soovitada inimestele? Me polegi ammu soovitusi teinud, ma just mõtlesin, et meil oleks soovitus vaja. Mul on väga kindel soovitus. Ma mõtlesin sellest terve päeva täna, et ma soovitan, et inimesed läheksid poodi, ostaksid omale Vegamama falafli palle. Mis asi Vegamama? Jaa, see on... Mitte Vegemama? Ei, Vegamama. Oli minu meelest Vegamama. Ma tõesti loodan, et see oli Vegamama. Igatahes, see on uus siuke ettevõtte, Marko Reikop ka maitses neid, talle meeldis, aga kõik on täiesti nagu on the level. et inimesed ostaksid neid, sellepärast, et see teeks mind nii õnnelikuks, sellepärast, et siis võib-olla tuleks rohkem erinevaid pakkujaid turule, kes müüvadki poes falafleid ja ma nii tunnen puudust vahel sellest, et ma lähen poodi, ostan omale falafleid ja panen neid pitaleiva vahele koos mingisuguse hummuse ja salatiga ja see on nii hea ja ma loodan, et neid oleks rohkem ja nad on, ma ei tea, kas on Eestis esimesed, ma arvan, et nad on Eestis esimesed, sest ma pikka aega pole näinud, kes tõesti tõid poeturule müügile falaflipallid ja ma olen ääretult tänulik teile. Nüüd tehke veel mingi siuke lõunakarp, kus on, ütleme, ma ei tea, 100 grammi falaflipalle, väike siuke hummuse kaste ja ma ei tea, pitaleiva tükikes, et see oleks nagu super lõuna. Mitte, et te peaksite mind kuulama, aga aitäh. Ära ole nii nagu, ära nüüd, et sa oled arvamusliider. Mis ajast? Sa oled falafeli arvamusliider. Ja võib-olla see ongi see, mis on see sinu õige definitsioon. Kui me oleme nüüd nagu kõrvale lükanud selle loodusteaduste doktori tiitli ja see ebamäärane abikaasa loomaarmastaja, mis lihtsalt siin selle podcasti kontekstis see nagu ei mõju, noh. See on nagu mujal igal pool väga
respektiväärne ja kõik see on ju, aga lihtsalt, et aga falafeli, arvamusliider falafeli alal, kuidas see kõlab, ma saan aru, see kõlab lohiselt, sõnastust võib natuke nagu kohendada, aga et on see kuidagi nagu söödavate munade arvamusliider. On aeg lõpetada see saade, head aega. See oli tegelikult päris lõpp, tahtsin midagi veel öelda. Okei, et tegelikult sinu selles falafeli tuules ma jätkaksin, et tegelikult kui sa juba räägid headest falafelitest, siis kui poest ei leia seda Vegamaa falafelit, siis Tallinnas Balti jaamas ikkagi on ju juba mõnda aega olemas selline suurepärane söögikoht nagu Burger Box, kust saab falafeli burgerit, mis on minemetsa lihtsalt. Ma ei teadnudki. Nalja teed. Ma ei teadnud, et seal on falafeli burger. Ivo, me Haapsalu rahvas vahel sõidame spetsiaalselt Tallinnasse, et saada Burger Boxi falafeli burgerit. Saad aru, vahel sa ootad seda 40 minutit, on ju, sa jõuad vahepeal seal Facebooki läbi vaadata ja Keilasse sõita ja tagasi ja tuua sularaha, siis kaardiga seal maksta ei saa. Pro tip. Pro tip, aga ikkagi lõpuks, kui sa oma hambad selle falafeli burgeri sisse lööd, saad aru, need maitsed, see värskus, see, mis seal kõik sees on, nagu kõik saad aru, see lihtsalt korraks, ütleme, need 15 minutit, kui sa sööd seda burgerit, see burger ongi su elu. On ju, ja ma soovitan tõesti nagu siis siuke falafeli keskne lõpetus on tänasel saatel, aga las olla, sest falafel on igal juhul parem kui pingviini pelmeen. Seda küll, ma juba hakkasin võtma siin Wolti äppi lahti, aga ma vaatan, et kell on nii hilja juba, et keegi ei saada enam koju. Aga eks ma pean siis teine päev oma falafeli burgerit Burger Boxist proovima. Oh well.